Tervist! Minu nimi Lenno Põder ja täna räägime sellisest asjast, nagu seda on lähetustõend. Lähetustõend. See on viimasel ajal üks üsna oluline dokument, lisadokument, mis autojuhil peab olema teatud juhtudel kaasas välismaal. Ja nimelt lähetustõend on dokument, mis siis ettevõtja peab koostama spetsiaalses lähetusdeklaratsioonide süsteemis ja selle eesmärgiks on siis see, et kui kontrollija näiteks välismaal kontrollib ja te teostate teatud laadi kaubavedusid, mis hetkel peab olema see lähetustõend olemas, siis te saaksite seda talle ette näidata, sest ta kontrollib seda. Ja kui tuleb välja, et sul peab olema lähetustõend, aga seda lähetustõendit füüsilisel kujul või elektroonilisel kujul ei eksisteeri, teda ei ole sulle koostatud, siis sellisel juhul võib saada sellest trahvi ja Rootsi politsei on kõige suurem trahvitegija viimastel aastatel ja nemad teevad selle eest 6000 eurot trahvi, nii mis koliseb. Ei aita sellest, et okei, ütled, ma teen kohe, oodake kontrolli all, ma pole jõudnud veel seda lähetustõendit teha, ma teen kohe ära, see ei huvita neid. Nii et kui politsei näeb Rootsis kontrolli all, lähetustõend puudub, 6000 eurot trahvi on garanteeritud. Kõige olulisem selle asja juures on aga see, millal mul siis peab ikkagi see lähetustõend olema ja millal teda olema ei pea. Ma korraks, sellest tulebki peamiselt juttu. Kuid ma näitan seda lähetustõendit natukene nüüd lähemalt teile, et teaksite, millega on tegemist. Lähetustõend näeb välja selline, mille peal on olemas QR-kood ja see võib olla nii paberkujul või siis näiteks dokumendina elektrooniliselt sinu e-postis politseinikule ette näidata. See on ka okei. Nad kontrollivad üldjuhul seda QR-koodiga. Selline A4 dokument ongi lähetustõend, lähetusdeklaratsioon. Et asi saaks selgeks, peame rääkima sellest, millal seda lähetustõendit vaja on. Hästi lihtsalt öeldes ma ütleks niimoodi, et lähetustõendit on vaja siis, kui autojuht teostab kabotaasvedusid ja lähetustõendit on vaja siis, kui autojuht teostab cross-trade vedusid. Aga lähetustõendit ei ole vaja transiidi tegemisel ja lähetustõendit ei ole vaja kahepoolse transpordi tegemisel. Aga kuna need terminid on suhteliselt segased, siis tuleb sellest täpsemalt rääkida. Nii et ma joonistan need olukorrad lahti täpsemalt, et oleks asi selge. Lähetustõend peab olema siis, kui autojuht teostab kabotaasvedu, ja peab olema siis, kui autojuht teostab cross-trade vedu. Kui need terminid on sul selged, siis pole üldsegi probleem. Kui te teostate kabotaasi, ma teen kabotaasi, mul peab see tõend olemas, siis peab ta olemas. Kui ma teostan cross-trade'i, ehk siis näiteks ma olen kusagil Saksamaal, võtan Saksamaalt kaua peale ja viin selle Prantsusmaale, siis mul peavad olema ka lähetustõend olemas. Nii et tegelikult on ju lihtne. Ei pea olema, kui autojuht teostab mingist riigist läbisõitu ehk transiiti, selle riigi kohta ei pea lähetustõendit olema. Ja üks asi veel, kahepoolse transpordi ajal ka ei pea olema lähetustõendit. Seega, nii lihtne see ongi. Aga tegelikult ei osutugi see asi nii lihtsaks, sest tihtilugu nii autojuhid kui ka ettevõtted ei tea, mida nende mõistete all täpselt mõeldakse. Ja see ongi siin võlusõna. Ehk siis teeme need asjad korraks selgeks, ma teen mõned erinevad näited ja siis on niimoodi lihtsam tagada õige dokumentatsiooni olemasolu. Kõigepealt ma teen paar sükest elulisemat, lihtsamat näidet. Ja võtame alusteks, et meil on Eesti transpordiettevõte, masinad paiknevad Eestis,
autojuht on Eestis, firma paikneb Eestis, kõik on nagu nii-öelda Eesti oma. See tähendab seda, et ma joonistan siia Eesti. Ja oletame, et ma võtan kauba peale. No näiteks kuskilt Eestist võtan kauba peale. Ja liigun selle kaubaga nüüd teise riiki. Olgu siis selleks teiseks riigiks näiteks mingi suurem riik. Olgu selleks teiseks riigiks näiteks Soome. Paneme siia Soome. Finn. Võtan kauba peale ja liigun sellega teise riiki ja see teine riik on Soome. Jõudsin sellesse teise riiki ja panen selle kauba maha ja on vedu teostatud. See vedu siin nimetatakse kahepoolne vedu. Kui vedu on seotud kas siit Eestist minnes või õigemini, kui vedu on seotud Eesti riigiga, kas tulles või minnes, siis on tegemist kahepoolse veoga ja lähetustõendit ei ole vaja. Siis sellisel juhul. Siin sellise veo puhul ei ole vaja mitte mingit lähetustõendit. Kui ma nüüd võtan koorma näiteks, sõidan tühjalt Soomes sealt edasi kusagile järgmisesse kohta, võtan koorma peale Soomest ja see koorem on mõeldud, et see tuleb Eestisse ja panen selle koorma Eestis maha. Siis ka see vedu on kahepoolne vedu, kuna ta on seotud Eestiga. Soomest peale Eestisse kahepoolne vedu. Nii et lähetustõendit sellisel juhul vaja ei ole. Hästi lihtne, eks? Seda vedu, taolist vedu nimetatakse lihtsalt ka rahvusvaheliseks veoks. Aga seda juba on hästi vajalik teada, kui me hakkame rääkima sellisest terminist nagu kabotaaž. Nii et saime aru, kahepoolse veo ajal ei ole siin vaja lähetustõendit. Ja oletame, kui see riik oleks näiteks kaugemne, ütleme, et näiteks Hispaania ja siia vahele jäävad mitmed teised riigid, siis nendest teistest riikidest sa teostad transiiti ja nende teiste riikide kohta ka lähetustõendit vaja ei ole. Nüüd edasi, toome mängu järgmise variandi ja oletame, et kaup võetakse taaskord jällegi Eestist peale. No võtame siit, teeme ühe näite, et Eestist võtad kauba peale, kaup võtad peale ja sõidad selle kaubaga siis näiteks Soome. Paned selle kauba Soomes maha. See on kahepoolne vedu, selle kohta lähetustõendit vaja ei ole. Ja nüüd võtad uuesti kauba peale, kuid see kaup ei tule enam Eestisse, vaid see kaup läheb järgmisesse riiki. Oletame, et see kaup läheb sellisesse riiki, nagu seda on Rootsi, Soome naaberriik. Võtad kauba peale ja sõidad sellega siit Rootsi ja paned selle kauba siin maha. Vaat nii. See vedu nüüd siin Soomest Rootsi, ma joonistan ta siit isegi punaseks. Seda nimetatakse nüüd cross-trade vedu. Ehk siis Eesti auto on läinud teise riiki, võtab sealt teisest riigist kauba peale ja viib omakorda järgmisesse teise riiki, võõrasse riiki selle kauba. See on siis nagu teistes võõrastes riikide vaheline transport. See ei ole kabotaaž. Kabotaaž oleks siis see, kui ta võtaks Soomes kauba peale ja annaks selle Soomes maha. Siis oleks muidugi ka lähetustõendit vaja. Nii et kui me vaatame, kas lähetustõendit peab olema, lähetustõend peab olema, kui toimus cross-trade vedu. Nii et jätame selle meelde. Cross-trade vedu, ääretult lihtne, sa oled oma autoga teises riigis, võtad kauba peale ja lähed sellega, viid selle maha, näiteks siis Rootsi. Nüüd on küsimus, et selle veo ajal millised lähetustõendid olema peavad ja selleks on vaja 2 lähetustõendit. Üks lähetustõend on vaja Soome kohta
ja teine lähetustõend on vaja Rootsi kohta. Niimoodi ongi. Ja kui nüüd toome veel ühe näite, kui sa paned Rootsis kauba maha ja sõidad nüüd, võtad uue koorma kusagilt Rootsist jälle peale ja sul on uus vedu ja see on näiteks Norra riiki. Oletame, et siin on veel üks riik ja selleks on siis Norra. Ja nüüd sa lähed ja viid selle kauba siit Norrasse ära ja paned selle kauba maha, siis see vedu on täpselt samamoodi, kuulub nimetuse alla cross-trade vedu ja selle veo teostamise ajal on kindlasti vaja lähetustõendit. Ma värvin selle punaseks. See vedu on lähetustõendi all. Nii et kui sa tead, et sa võtad kauba peale Rootsist ja kui sa tead, et sa paned selle Norras maha, siis sa tead, et sul peab olema selle veo teostamise ajal lähetustõend 1, mis on Rootsi kohta ja lähetustõend 2, mis on Norra kohta. Ja kui sa võtad selle siit koorma peale, ja sul ei ole, sa tead, et see läheb Norra, aga sul ei ole dokumentide hulgas endal lähetustõendit ei Rootsi ei Norra kohta, siis sa võtad teadlikult selle vastutuse, et sul on võimalik potentsiaalne trahv saada 6000 eurot. Selliseid juhtumeid on iga nädal juhtub. Ja siis, kui politsei peab kinni, siin, oletame kusagil Rootsi piirist tuleb politsei kontroll, vaadatakse CMR-i paberite järgi, kuhu sa lähed? Sa lähed, sul on kaup Rootsist peale võetud, viid Norra, siis sul peab olema selle politseile esitada Rootsi lähetustõend. Nii et, ja kui sul seda ei ole, kui tekib see moment, et aga ma ei tea, ülemus ei ole midagi andnud, siis nüüd sa tead. Ja ennem sa siit ei liigu, kui on see lähetustõend olemas. Paljud ettevõtted loomulikult teavad sellest probleemist, aga viimasel ajal on mitmeid väike ettevõtted, autojuhid on mulle helistanud, mis paber see lähetustõend on, politsei küsib. Come on, noh, te peate ju teadma, teil on ettevõttes veokorraldusjuht, kes peab olema kursis kõikide asjadega, mis puudutab transporti. Ja kui te ei tea nii lihtsast asjast midagi nagu lähetustõend, siis see on lihtsalt nagu halb kuulata. Sellepärast, et come on, jälle üks Eesti firma, kes on potentsiaalne saama 6000 eurot trahvi. Aitab sellest juba. Nii et hästi oluline teade ja see teadmine on ju super lihtne. Siin ei ole mitte midagi vaja aretada mingit teadlikkust, nagu üli lihtne variant. Ja toome veel ühe näite, oletame, et sa panid Norras koorma maha, nüüd sa võtad, lähed tühjalt, sõidad ühte koha peale, võtad tühjalt koorma peale, võtad siit Norras koorma peale uuesti siit selle koha pealt, ja sõidad läbi selle Norra, Rootsi, Soome koju tagasi. Teostad rahvusvahelise veo, paned siin kauba maha. Mis vedu on see? See on kahepoolne vedu. Nii et selle konkreetse veo ajal ei pea sul olema lähetustõendit, aga kui sul, sa juba Rootsis ja Norras tegid, oletame niimoodi, siis sul need lähetustõendid on selle kohta olemas, aga konkreetselt selle veo jaoks ei pea, sest see kuulub mõiste alla kahepoolne transport. Nii et selline lugu. Kas jäi meelde? Tegelikult on ju ääretult lihtne see asi. Tegelikult on ju ääretult lihtne kõik see värk. Aga nüüd ma tahaksin rääkida kabotaaži kohta ka. Selleks on vaja teada täpselt, millal sul kabotaaži teed ja kuidas see asi üles ehitatud kabotaaži reegel on. Vaatame lähemalt. Nii et kabotaaž, mis see on? Ja võtame näiteks alguseks jälle lähtekohaks Eesti riik. Joonistame siia Eesti riigi ja oletame, et ma võtsin Eestis kauba peale. Laadisin koorma peale ja lähen sellega nüüd välisriiki ja joonistame jälle siia Soome. See hea näide. See võib olla ka Rootsi, see võib olla Norra, see võib olla
Saksamaa, see võib olla ükstapuha, sa võid ise vastavalt oma näitele selle siia luua. Ja kui sa võtsid kauba peale ja sõidad sellega nüüd Soome ja paned selle kauba siin Soomes maha, siis seda nimetati sellist vedu. Kuidas? Õige, kahepoolne vedu. Ja kas kahepoolsel veol peab olema lähetustõend või ei pea? Ei pea, absoluutselt. Väga lihtne, sa oled juba edasi arenenud, väga hea. Kahepoolne vedu. Ja nüüd, kui see on koorem maha laetud Soomes ja tekib siis võimalus, logistik näeb võimalust, teeme nüüd kabotaaži. Ja ta näeb, et siit samast lähedalt saab ühe koorma peale võtta ja selle koorma sihtkohaks on mingi asukoht Soomes. Nii et nüüd on tegemist konkreetselt juba kabotaažiga ja oletame siis, et see Eestist tulnud vedu sai maha pandud esmaspäeval. Oletame, et see sai maha pandud esmaspäeval kell 10. Toome siukse kellaajaga siia mängu kell 10.00. Esmaspäeval on see kaup maha pandud siin. Nüüd, kui otsustatakse teha kabotaaži, siis kabotaaži reegel on hästi lihtne. Sul on võimalus teha 7 päeva jooksul 3 kabotaažvedu selles riigis. See on kabotaaži üldreegel. Nii et ma kirjutan selle siia üles ka. 7 päeva jooksul 3 kabotaaži. Nii. Ehk siis 7 päeva jooksul on mul nüüd Soomes võimalik teha sisevedusid ja ma võtan sellel härjal sarvist kinni. Teeme ära, sest see on tasuvam. Arvab logistik. Ja lihtsalt millal hakkab see 7 päeva tsükkel pihta? Oletame siit see Eesti koorem, see rahvusvaheline koorem sai maha laetud. Siin on hästi tähtis ka, et see koorem peab olema täielikult maha laetud. Ma ei süvene praegu kabotaaži reeglitesse väga peenelt, seda saab õppida eraldi kabotaaži kursusel, mis on ka e-kursusena saadaval. Kuid siin ma teen lihtsalt sellise üldreegli näitel asja selgeks. Ja esmaspäeval kell 10 on siis maha laetud ja nüüd 7 päeva tsükkel hakkab siis pihta järgmisel päeval. Ehk siis teisipäeval teisipäev kell 00. Kuigi see ei tähenda seda, et sa nüüd võid kabotaaži koorma peale võtta teisipäeval. Ei, sa võid juba, kui sa kella 10 jooksid esmaspäeval koorma maha anda, Eesti koorma, siis sa võid ükstapuha millisel kellaajal sel esmaspäeval juba selle kabotaaži koorma peale laadida, kui soovid. Nii et asi korras. Ja nüüd sa tead täpselt, millal saab see 7 päeva täis ja see saab täis esmaspäeval, järgmine esmaspäev kell 24.00. Nii et sinnamaani on sul aega planeerida. Võtad selle esimese Soome koorma peale ja viid selle ära. Paned selle koorma maha. Tegemist on konkreetselt selles riigis toimunud siseveoga, mida nimetatakse mõistega kabotaaž. Ja ehk siis kabotaaž. Number 1 on tehtud. Mitu kabotaaži on veel? 2 on veel. Ja oletame, et sul said koorma peale ja sul kuluks selles paar päeva, panid selle koorma maha. Sa tead, sul on 7 päeva tsükkel veel kestab, sul on õigus veel teha, sa jõuad, sul on aega. Liigud võib-olla natukene sellest kohast edasi, kus sa koorma maha panid, võtad uue koorma peale ja see koorem on jälle samamoodi sihtkohaga Soome, paned selle koorma siin maha, Soomest võtsid peale, Soomes paned selle maha, tegemist on jällegi mõistega kabotaaž. Kabotaaž 1 oli siin, järelikult see on kabotaaž number 2. Teine kabotaaž on tehtud, võtsid koorma peale, sõitsid sellega, panid koorma maha, sul on 7-päevane tsükkel veel kestab, aega on, sul on võimalik teha veel 1 vedu, nii et sa tead, mul on veel 1 kabotaaž võimalik teha. Võtan koorma peale, viin selle ära, panen selle maha, 3. kabotaaž on tehtud, pole üldse küsimus, nii et kõik
need on kabotaasveod. Järgmine vedu. Sa võid Soomest vabalt siit selle peale võtta, kuid see vedu, mis sa nüüd võtsid peale, saab olla kas mõnda teise riiki, rahvusvaheline vedu pole üldse probleem, või tagasi Eestisse. Ja kui sa teed selle Eestisse, on see kahepoolne vedu, paned selle siin maha ja tehtud ta ongi. Kabotaasvedude ajal, kuna sa tegid siin kabotaasvedu ja meil on teemaks lähetustõend, siis siin peab sul olema Soome kohta tehtud lähetustõend. Pole üldse raske sellest aru saada. Nii et kui sa tuled Eestist Soome, paned kauba maha ja kui selgub, et sa pead võtma peale kauba Soomest ja pead selle Soome viima, siis on lihtne, see on kabotaas. Mul peab olema ka lähetustõend. Ei ole lähetustõendit, kuskil pole, ei liigu enne, kui sul on lähetustõend olemas, helistad ülemusele ja teed sa ei ole valmis. Asi korras. Nii et kontrolli alati see asi ära. See on kabotaasi siuke nagu lihtsam variant. Kabotaas võib olla ka veel keerulisem. Kui sa lähed kabotaasi tegema teise riiki, täpselt sama. Teises riigis võtad koorma peale, teises riigis annab koorma maha, jälle kabotaas. Jälle, sul on vaja selle riigi lähetustõendit teha. Nii et kabotaasi kohta on veel igasugused peensuseid lisareegleid, näiteks 4-päevane ooteaeg uue kabotaasi tegemiseks selles riigis. Siis on eraldi kirjeldatud olukord, kuidas kui sa lähed tühjalt teise riiki, et siis sa võid teha selles riigis, kuhu sa tühjalt läksid, ainult ühe kabotaasi 3 päeva jooksul, loomulikult tingimusel, et sul rahvusvaheline vedu on tehtud. Et see on päris keeruline reegel, selleks on meil eraldi koolitus, kabotaas. Nii et selline lihtne asi. Loodetavasti saite aru ja siin see viimane kabotaas toimus ka veel, paneb koorma maha. Klaar jõudis selle kõik 7 päeva jooksul ära teha. 1, 2 ja 3 ja nüüd koorem peale ja juba kodu poole. Aga nüüd vaatame, kuidas see lähetustõendi tegemine täpsemalt käib. Tegelikult süsteem on lihtne, aga peamised murekohad on need, et lihtsalt see teadlikkus ei ole jõudnud kõikide transpordifirmadeni, transpordifirmade vastutavate isikuteni ja niimoodi need trahvid tekivad. Selgub ootamatult, et mul on vaja see lähetustõend ära teha. Et kui sa oled autojuht ja sa tead, sa näed, sina ju autojuhina võtad selle koorma peale kuskilt välisriigist. Nii sina ju tead, et kas sa lähed sellega nüüd koju tuled, lähetustõendit olema ei pea. Kas see koorem, mis sulle peale pandi, kas ma pean selle viima siis kuskile teise riiki, kohe on kohe lähetustõend on vaja sinna juurde teha. Sa pead ise kontrollima selle asja ära. Sina oled lõpuks peremees, ei ole vaja tõmmata seda riski endale kaela. Ja ei saa kõige peale ka loota. Ei saa ülemuste peale loota, ei saa teiste peale loota, vaid tuleb ikkagi ise enda peale kõige rohkem kindel olla. Ma näitan ära, kus kohas siis lähetustõendit teha saab. Selleks, et koostada lähetustõend, tuleks siis minna sellisele konkreetsele kodulehele, nagu seda on postingdeclaration.eu. Ma näitan seda siit meie Autoserdi kodulehe alt, autoserd.ee, seal on selline menüü nagu seadusandlus. Vajutate sinna seadusandluse peale ja liigute veidikene allapoole, kui tuleb selline eraldi teema nagu lähetus. Ja siin lähetuse all klikite selle peale, on ka üks artikkel, näiteks mis on cross-strait transport, kindlasti soovitan kõigil selle läbi lugeda. Teine asi, mida ma soovitan kindlasti läbida, on kabotaasi all selline asi artikkel, mis on kabotaas. Seal on konkreetset juhtu, millised dokumentatsioonid peavad olema, mis on kabotaas ja muid igasugust detaili informatsiooni. Aga lähetuse all on siis selline asi, veel koondatud informatsioon, et selline asi nagu IMI lähetusdeklaratsioonide esitamise veebileht. Vaat sinna tulekski vajutada peale lähetusdeklaratsioonide esitamise veebileht. Vaatame, kas ta minul siin avaneb praegu.
et siin on hästi oluline see, et konto oleks tehtud, kui sul kontot veel tehtud ei ole, siis vajutadki create an account, aga mis on kõige parem, siin paremal üleval nurgas, vaadake, on olemas siin praegu inglisekeelne variant EN, aga seda on võimalik panna eesti keelde, et eesti keeles saab ka teha kõike loo konto, kui ei ole. Mul on konto olemas ja vajutan siia mine minu konto lähele. Vaatame, kas ta läheb, näed, läks. Nii et kui kõik paroolid, asjad on tehtud kõik korrektselt õigesti, siis selle avamine on imelihtne. Jätad ainult endale internetis meelde, kuhu vajutama peab ja kõik toimib ilusti. Siis samuti ta läks praegu inglise keelde, aga ma saan panna jällegi eesti keelde. Nii et eesti keeles vaadake. Mitte mingit probleemi ei ole. Vasakul ääres on olemas siin avaleht ja siuke asi nagu deklaratsioonid. Vajutan siia deklaratsioonide peale ja vaatangi deklaratsioonide nimekirjast, et millised deklaratsioonid mul siin praegu kehtivad on ja oleku järgi näen ära, et need, mis on rohelist värvi, need on deklaratsioonid on kehtivad, aga deklaratsioonid osad on mul ka aegunud. Hästi oluline siinkohal ongi see, et deklaratsioonid kehtivad maksimaalselt 6 kuud lähetusdeklaratsioon ja mina soovitangi teha selle lähetusdeklaratsiooni nii pikaks ajaks, kui seda saab teha, ehk siis 6 kuuks. Ja siin juures on hästi oluline, et kuna see reegel lähetustõendite koostamise kohta IMI-süsteemis kehtib juba aastast 2022 ja usinamad on juba kohe ju hakanud neid lähetusdeklaratsioone tegema, siis on ju aeguvad ära. Ja kui sul arvad, et sul on deklaratsioon kehtiv, et kunagi ju midagi sai tehtud, siis kontrolli see üle. Kui on deklaratsioon aegunud, ka siis võib seda trahvi saada. Nii et see IMI, see posting declaration on uus transpordiettevõtte, kes teostab rahvusvahelisi vedusi, uus tööriist. Nii et seda tuleb õppida kasutama ja tuleb ka kasutada ja jälgida. Ja siin on siis näha deklaratsioonid. Teeme ühe deklaratsiooni läbi ka, ehk siis on näha, kuidamoodi see deklaratsiooni tegemine siis käib. Ja siin on olemas selline leht nagu või nupukene nagu siis loo deklaratsioon. Loome siis deklaratsiooni. Teave lähetamise kohta oletame, et autojuht läheb Rootsi ja teeb Rootsis kabotaaži ja panen siia siis Rootsi. Näete, Rootsi on olemas. Ja igaks juhuks paneme ka Norra, sest et tavaliselt on ta käinud ka Rootsist, kui nüüd kohe kaupa tagasi ei saa, siis on võimalus, et ta saab kauba võib-olla piir Norra Rootsist, aga siis see on juba cross-trade vedu. Ma teen igaks juhuks Norra ka. Nii et teeme mõlemad. See kõik on okei. Näete, saate siia panna nii palju riike, kui potentsiaalselt millistes riikides tal seda kabotaaži või cross-trade vedu ette tuleb, et nii edasi. Alguskuupäev, siis võtame siis konkreetne kuupäev. Kui ta läheb nädala pärast, siis ei ole ju täna mõtet panna, võid ka nädal hiljem panna, aga ma panin siis praeguse kuupäeva. Ja nüüd lõppkuupäev, ärge tehke ainult lähetusdeklaratsiooni selle ühe reisi jaoks, tehke rohkem. Sellest ei ole mitte midagi. Lähetustõend on tegelikult selline formaalne asi, mida pikemalt ta tehtud on, seda kindlam on, et sul vahepeal, kui tekivad mingisugused sõidud, on ta ka olemas. Aga jäta kuskile meelde, seina peale üles. Sellel mehel lõpeb ta lähetusdeklaratsioon Rootsis ära sellel ajal. Ja siit edasi kerides, siis näete, ta annabki, et 25. kuupäev, märts 2025 on siis aktiivne, ülejäänud ei ole, sellepärast, et nii pikaks ajaks ei saa lähetusdeklaratsiooni teha 6 kuud. Vajutan siia lõppkuupäeva ka. Veoliigid, järgmine asi, et kohustuslik asi. Kui ta teeb kabotaaži, vajutan kabotaaži, kui ta teeb rahvusvahelist vedu, panen rahvusvahelist vedu. Mina soovitan, pane mõlemad. Miks? Las ta olla. Vedude liik, kaubavedu, registreerimisnumbrid 129 B, D ja R, paneme oma veoauto numbri siia, sõidukijuhi teave ja need sõidukijuhid on eelnevalt süsteemis olemas,
näete, siin ta on, vajutan selle inimese, siis e-posti aadress, muud informatsioonid autojuhi kohta on juba paikimisi kõik olemas. Mul ennem sisestatud, et seda võib siis sõiduki juhtide alt teha, aga mul on siin eelnevalt tehtud juba, ma ei hakka selle peale praegu aega kulutama. Ja veokorraldaja andmed on siin olemas, ettevõtja aadress on juba olemas, veokorraldaja töökoha aadress, kontaktisik, panen siia, et see on sama, mis veokorraldaja. Ja ongi tehtud. Vaadake, kui lihtne. Ehk siis määrasin ära need riigid, kus ma tahan olla, lähetustööndit, mille kohta on mul vaja. Siis alguskuupäev, lõppkuupäev, millised veoliigid, panen mõlemad, sõiduki number, veoliik ja autojuhi nimi ja ongi kõik. Et siin all on siis selline asi nagu loo. Vajutan siia ja loo. Ehk siis ja jah. Ahah. Ma vaatasin, et minu see jäi siia peale. Nii. Loo oli siis selle minu kaamera all seal peidus, aga ma vajutasin selle ära. Nüüd on üks oht. Ma küll lõin selle deklaratsiooni, aga vaadake, ta näitab deklaratsioonide loetelus, et see on alles mustand. Ta ei ole saadetud nagu siin või aegunud, ta on mustand. Seega, sa pead vaatama. Lähetusdeklaratsioon küll loodi Norra ja Rootsi kohta, kehtivusega kuni 25. märts 2025, aga nüüd tuleks vaja üks asi veel teha. Vajutad siia peale mustand, vajutad korra siia peale, see sama asi avanes, sama asi avanes, deklaratsioon, ja nüüd vajutad siia saada. Vaat, kui see saada on ära vajutatud, siis on asi õige. Siis, vaat nüüd on asi õige. Vaatad, mustand, Rootsi kohta on mustand, vajutad siia peale ja lähed ja vajutad saada. Ja vajutad jah. Ja ongi tehtud. Nii, et kui nad on rohelised, siis on asi korras. Ja kui see saada on ära vajutatud, siis on ka deklaratsioonid meili peale tulnud, nii et deklaratsioone võib esitada kas siis paberkujul, mulle meeldib välja printida, kui on võimalus, aga need võivad olla autojuhil ka meili peal, siis kui politseikontroll toimub, ta saab need avada ja anda edasi. Ja siis niimoodi ta ongi, näete, selline. Siuke dokument siis peaks tekkima, lähetustõendi nimeline dokument. Selline. Vanasti kõige alguses, kui see lähetusdeklaratsioon imi tuli, siis nad olid väga koledad, 4 lehekülje pikkused, koledad, justkui nagu võltsitud dokumendid. Aga nüüd see uus on juba siuke ilusam. Nii et siin on Rootsi kohta olemas üks lähetustõend ja teine lähetustõend on Norra kohta olemas. Nii et 2 tükki siin siis olemas. Vot. Siuke info siis. Seda hakatakse järjest ja järjest rohkem kontrollima. Lihtne. Polnud midagi keerulist. Tähtis on siis teada seda, et millisel hetkel see lähetustõend olema peab ja kuidas seda siis teha. Mitte midagi keerulist siin ei ole. Kuid kõige hullem on see, kui autojuht jälle või firmajuht mulle helistab. Kuule Lennu, politsei pidas Rootsis kinni. Saime 6000 eurot trahvi. Lähetustõendit ei olnud. Kas kuidagi on võimalik seda ära rääkida? Kus kuidagi on? See on ju nii ebaaus, nii väikse asjast, nii suur trahv. Kas on võimalik kuidagi, et me kirjutame sinna mingi kaebekirja, et me unustasime ja inimene ei teadnud ja polnud midagi kuulnud sellest asjast ja see diskrimineeritakse. Tahetakse, et me pankrotti läheksime või? Just seda nad tahavadki. Nii et kõiksugu väiksed asjad on praegu nii-öelda üles võetud ja trahve tehakse täpselt nende pisiasjade eest, mida meil siin ette tuleb. Unustamise tõttu, tegematuse tõttu ja teadmatuse tõttu. Nii et ole hea, jaga seda videot veokorraldajale, firmajuhile, autojuhtidele, keda sa tead, et kui sa kauba vastu võtad, siis kontrolli vähemalt sinagi ära,
et ai. Ja kui sul selgub, et tegemist on lähetustõendiga sõiduga, ehk siis kabotaaž või cross-trade vedu, siis sellisel juhul, kui sul seda dokumenti ei ole, helistad kiirelt oma ettevõttesse ja ütled, ma ei saa sõita, mul on vaja lähetustõendit. Annad talle selle lingi meie veebilehel, las ta loob parooli ja läheb sisse. Parooli loomine on kõige keerulisem, seal tuleb panna erinevad tähemärke. Kui seda õigesti ei tee, siis sa vaevled selle parooli loomisega hästi pikalt, aga kui see saab tehtud, siis nagu ma näitasin, üks klikk ja sa oled selles süsteemis sees ja hakkad tegema. Tulevikus hakkavad ja täna juba toimuvadki lähetusalased kontrollid töötasude maksmise osas juba selle sama IMI süsteemi sees. Seal on spetsiaalne koht nagu kontrollid ja näiteks Soome politsei, Soome tööinspektsioon kontrollib väga aktiivselt Eesti transpordifirmasid, kes teostavad siis Soome, Skandinaavia vahel cross-trade vedu või siis kabotaaž vedusid. Nii et see kontroll selle sama portaali kaudu toimub. Soovin jõudu jaksu, hoidke dokumendid asjad korras ja vältigem igasuguseid suuri ja mingil määral mõttetuid trahve. Jõudu!